Laupäeva õhtupoolikut kõigile esiliiga jalgpallisõpradele. Oleme oma otsepildiga kus mujal kui Tallinnas Lillekülas Sportland Arenal, kui iga hetk on siin hakkamas esiliiga 23. vooru kohtumine, kui on omavahel vastamisi minemas koduvõistkond Tallinna Randin Rande, aga vaatame siit kohtumise esimese pikema audi ka. Elva poolt see tuli, siit on hea võimalus veel jätku ka, värav on sealt, väravesine oli üpriski tühi ja Elva poolt siis paistis, et see oli numbriga 15 Ruuben Jaagant, kes nad oleks ise tahtnud, siis nüüd on ikkagi Elval hoog üleval ja siit annab ainult edasi minna. Tuleb siit pealelööki ka ja Rebane peab esimese tõrje täna tegema. Ja kas see Sikk tõstab sealt ette Mihhailovile, Mihhailov läheb ja lööb ja kas tabab siit ka posti? Ja Kalevil esimene tuleb siit ja selle lööb ära Arseni Kuusarov ja tuli täitsa ootamatust kohast ja Elva väga paha pallikaotus siit ja Kalev siit tuleb ja karistab nad. Nüüd Kuusarov edevalt sealt võtab järjest Elva mehi ette ja muidugi ikka väga üksi Kuusarov lööb ja seda nüüd Lani mängimas. Pall tuleb ka värava eest läbi, Vetkal toob selle hetkel ära ja saab siit Elva veel ühe nurgalöögi. No nii! Tere tulemast tagasi vaatama esiliiga 23. mis siis Liivalaias asumas siin momenti ka Elva poolt, aga hetkel õnneks me värava söötu jaganud. Kalev saab minna nüüd, Ilves lööb ja toob ära selle palli Rebane hetkel. 12. siit sellel hooajal hetkel veel ei. Esimesed pallipuuted väljakul hetkel toimivad need hästi. Nüüd on Kalev kaitses peab siit ära hoidma. Lani ei tule siit Elva esimest. Pusimis kui palju seal väraval. Tuleb see pall. Paistab, et natukene pikaks hetkel jäi. Kuul tuleb Rjogodinskiselt. Kes oleks arvanud, me siin laupäeva õhtul sellise jalgpallilahingu saame. Alev kukub, Vilevaiki pall lahti, ei tule siit seda väravat. Ja tõenäoliselt siit ikkagi küsimist tuleb veel, aga jälgime, mis seal väljaku keskel toimub. Kütt ja Ilves sõnu vahetamas.